Narva volikogu saal oli eile õhtul pingetest paks. Raekojas polnud ilmselt ühtegi inimest, kes oleks enne hääletust julgenud tulevase linnapea nime välja öelda. Möödunud korral ju Mihhail Stalnuhhini ja Katri Raiki loodud koalitsiooni napp häälte enamus ei pidanud ning linnapea jäi valimata. Ilmselt lootis opositsioon, et sel korral kordub sama. Nii aga ei läinud. Raik ja Stalnuhhin leidsid ühiselt rändama läinud hääle üles ning 16 häälega asetati linnapea kett juba 4. korda kaela Katri Raikile. No kui on nii väike ülekaal, 1 hääl 16 häält, seda on vaja, see on minimaalne ülekaal, et saada linna või paika, siis ikka tekib kellelgi soov öelda, hei, mina olen siin, mulle miski ei meeldi. Nii juhtus ka eelmine kord. Ja nüüd on loogiline teie järgmine küsimus, kes see oli. Ma olen 1,000,000 korda öelnud, ma olen nii kaua töötanud koos politseinike ja kaitsepolitseinikega, et mul ei ole mitte mingit soovi nende tööd üle võtta. Nii et oli nagu oli, täna on uus päev. Kas siis on ikkagi tänases koalitsioonis ikkagi neid inimesi, keda hõõrub? Nad ei taha Katri Raiki linnapeaks? No jumal teab, mis see põhjus siis tegelikult on. Vaieldamatult ei olema väga mugav ja lihtne inimene. Kogu Narva teab, mis olukorda. Ma veel kord ütlen, et alati on teistpidi mõtlejaid ja ükski koalitsioon, mis ühe häälega ei ole Eestis seisnud, see on lihtsalt näha. Kahjuks on see nii. Siis ikkagi me näeme järgmisel 4 aastal võimumänge Narvas? Elame näeme, ma ei oska öelda, aga 16-15 eelmine kord ei pidanud hääl, nüüd pidas, et kahjuks on niimoodi, et nii väiksed koalitsioonid tavaliselt ei pea. Vaadates seda häälte tulemust, millega siis ka nüüd teist korda hääletades lõpuks linnapea ära valiti, siis võib ennustada, et selline sarnane segadus, mis on Narvas võimu ümber toimunud viimased paar aastat, suure tõenäosusega siiski jätkub. Täpselt sama lõhki, nagu on hääled volikogu saalis, on need kärisenud ka Narva elanike seas. Ühed eelistavad Raiki, teised Tootsi ja 3. tahaks poliitsirkuse areenil näha hoopis kedagi uut. Ни один, ни другой, если честно. Мне, честно, нравится план Б, Урба. Просто у Урбу есть харизма и есть какой-то план, который свежий. Да, Ян мне больше нравится, очень даже нравится. А Катри вообще не нравится. А почему? Не знаю. Катри. Почему? Ну, не знаю, она вроде как-то, как пишут, беспокоится за город. Но не всегда у нее получается, как хочется, как и у всех. Ян. А почему? А потому что Катри Райк, она очень мало сделала, она только больше говорит. Когда первый раз Катри Райк баллотировалась, я за нее голосовала 2 руками, всех агитировала своих. И думаю, что с нее толку больше. Вы знаете, я не гражданин Эстонии, потому я не имею права лезть в чужие страны, как они решат, как нарвитяне решат выбрать. Но я слышал очень хорошего про Катри Райк. Да, я также слышал, что она лоббировала многие рабочие места, скажем так. Narva linnas on täna palju murekohti, küttehinnad on meeletult kõrged, töökohti tuleb tikutulega taga otsida ja eestikeelne haridus takerdub pidevalt koolijuhtide taha, kes ei soovi muutuseid näha. Võimutüüri ääres kraaklemise tõttu kannatavad seega kõige rohkem linlased, sest samal ajal, kui käib madin volikogu saalis, jäävad elanike probleemid tähelepanuta. Need probleemid, mis neil on, eriti nüüd külmal ajal, on Narvas on ikkagi toasoojuse küsimus, on üks peamisi selliseid võib-olla mure ja pingete tekitamise allikaid, et siis küsimus, kuidas see koalitsioon seda probleemi adresseerib, saab olema nii sisemine kui väline siis selline debati alge kindlasti. Raik, kes on tegelikult uuesti ametis juba eelmise aasta detsembrist, lubab, et linna soojuse korda tegemine, Narva haigla remont ja tööstuse Narva toomine jäävad tema prioriteediks. Aga me teame kõik, et iga linna inimene ootab jälle oma pinki, oma kõnnide korda tegemist, et seda kõik ei tohi jätta unarusse. Ühe häälega taas linnapeatoolist ilma jäänud Jaan Toots õnnitas küll Raiki viisakalt, kuid ametivennale näpunäiteid jagama ei kipu. Tal on plaanis hoida need oma ametiajaks. Küll ta ise teab, mida tema ette võtaks. Mina ette võtan, räägin siis, kui teisiti on. Siis kui teie olete linnapea? Jah, nii on. Ja me näeme, nagu te ütlesite. Ikka. Ma ei oleks üllatunud, kui me veel enne saabuvaid Riigikogu valimisi näeme siiski, et Narvas võimuvahetus toimub ja Jaan Toots endale selle positsiooni lõpuks sealt ühel või teisel moel välja räägib, sest see oleks talle väga hea ja tugev platvorm minemaks vastu Riigikogu valimistele. Kas te lasete vähemalt 100 päeva toimetada või ikkagi proovite siis Tootsi ikkagi ametisse saada? Kui oleks uus linnapea ja oleks uus volikogu esimees, siis on see traditsioon, et 100 päeva võiks lasta tegutseda, aga tänane volikogu ega linnapea ei ole uued ja ka paljud volinikud ei ole uued. Nii et ei lase.
Katri Raik sõnas eile, et tema on võitluseks valmis ja eks näis, kes jääb peale.